Natonia arvutimängu looja Joonas Mängel. See mäng osutus üllatuslikult väga populaarseks, aga mis on need järgmised ideed, mida võiks riigikaitselise mängu puhul rakendada, ellu viia? Mis on need unistused, mis sa tahaks teha? No Eestis me oleme saavutanud, ühesõnaga, siin on juba tuntud, see on koolides siin igal pool, aga nüüd olekski eesmärk lihtsalt teha täpselt sama mudelid, mis me Eestis tegime teistes NATO riikides või isegi teistes mitte NATO riikides. Ja esimesed sammud selleks on tehtud. Nüüd 2 aastat tagasi, 2019 oli suur projekt sellega üle Euroopa jõudsime 14 riiki. Need olid vabatahtlike poolt tehtud üritused, aga me tahaks rohkem ametlikku kanaleid pidi jõuda ka koolidesse ja ülikoolidesse. Kui sa looks mõne strateegiamängu, siis milline võiks olla selle stsenaarium? Strateegiamäng, ehk siis NATO teemaline? Julgeoleku, riigikaitse, julgeolek. Ma arvan, et kui ma mängi teen, ma üritan alati võib-olla isegi teemat mitte nii ilmselgelt teha, sest see Natonia on ilmselgelt puhtalt NATO teemaline, kui see oleks strateegiline, siis see võib olla isegi teisel temaatikal, aga ta õpetab lihtsalt mängijale mingit mõtteviisi või mingit, kuidas öelda, nagu strateegilist mõtlemist, mida saab rakendada ka julgeolekus või selles valdkonnas, et ta ei oleks võib-olla siis nii spetsiifiliselt, konkreetselt, näiteks NATO, see on hea mäng, aga noorem vanuseklass jääb tihti välja, sest nende jaoks on väga-väga võõras teema, kas või näiteks 8–14. Ehk siis me üritaks luua midagi, mis oleks... No tulistada peaks saama. No näiteks, mitte et ma nüüd seda teeks, aga tulistamine hea näide sellepärast, et see jõuab vanuseklassist 6–60. Aga kui on küsimused ja sa pead vastust teadma, siis juba see muudab mängu väga kitsamaks. No siis ta muutub staatiliseks, aeglaseks. Just. Mis sa arvad, kas Eesti riik on praegu hästi kaitstud? Järgmine küsimus. Ei, kas Eesti riik on hästi kaitstud? See on minu arvamus. Aga esiteks mõtlen ausalt ära, et selle teema kohta ma arvan, et minu arvamus ei ole piisavalt täpne, aga nii palju, kui ma tean, mis ma viimase 6 aasta jooksul olen õppinud selle teemaga, alates sellest, kui ma olen Natoniat hakanud tegema. Ma arvan, et selle kohta, kui väike me oleme, Eesti eelis ja Eesti miinus on see, et me oleme väike, see võib olla pluss, see võib olla miinus, aga ma arvan, et me oleme hästi hakkama saanud esiteks sellega üldse, et me jõudsime NATO-sse kiiresti ja K5 on Tallinnas, et see NATO poolt on nagu meil ka tuge olnud kas või küberkaitse puhul, et kui need rünnakud olid, siis Eesti on võib-olla kui 90-ndatel ei oleks võetud otsuseid vastu, et Eesti on nii-öelda e-riik ja me oleks seda alustanud, siis seda ei oleks siia tulnud, et me oleme mingid ennetavaid õigeid otsuseid teinud, et Eestil on maine kui e-riik ja me oleme tehnoloogiliselt väga kiiresti arenenud. Sest kui ma võrdlen näiteks Gruusiaga, kus ma viimased aasta aega olen elanud, põhimõtteliselt Gruusia võiks olla meie, kui oleks mingid võimalused minevikus teistmoodi olnud. Et 90-ndatel, kui Nõukogude Liit lagunes, siis väga paljud riigid olid sarnases seisus, aga ma arvan, et nendest on Eesti kõige paremini välja tulnud ja kõige kiiremini. Mida sina oled konkreetselt teinud selleks, et Eesti eluviis säiliks ja oleks hästi hoitud? Mis mina isiklikult teinud olen? Ma olen ennast harinud, ringi käinud, tagasi tulnud, uuesti ära läinud, uuesti tagasi tulnud ja alati avaldanud oma arvamust. See on teinekord väga ebatervislik. Väga ebatervislik. Aga konflikt võib olla positiivne, konflikt võib olla negatiivne, oleneb, kes 2 osapoolt on. Et ma olen alati selle poolt, et tõde tuleb välja öelda ja kui kellelegi see ei meeldi, siis tuleb arutleda. Kui ta ei taha arutleda, siis see ei ole minu probleem. Suur tänu, Ivon. Aitäh!